issand, õnnista seda teenistust siin. Issand, et sinu vaim liiguks sellest paigast. Tere tulemast, püha vaim. Me võtame sind vastu. Me laseme sul tegutseda. Issand, õnnista igat ühte, kes on saalis täna. Õnnista neid, kes vaatamas videovahenduse. Issand, ja me kuulutame sinu tahet. Ma annan sinu kätte ka teised Hiiumaa kogudused praegu. Jeesus, õnnista teisi kogudusi, neid pastoreid. Anna neile tarkust, mida rääkida Jeesuse nimel. Anna neile tõesti ühte julgust. Issand, et sinu püha vaim liiguks ka teistes kogudustes. Õnnista teisi koguduse liikmeid ja Hiiumaa rahvast. Issand, ma kohe algusest on sinu kätte meie vallavalitsuse, lasteaiad ja koolid. Issand, õnnista sealseid juhte kõiki. Õnnista meie töökohtast, issand, et meie võiksime olla valguseks siin Hiiumaal. Jeesuse nimel. Amen. Sealt. No nii, aga lähme ülistusse. Ma ütlesin Margitile, et me läheme kohe ülistusse. Ma tahtsin teile kohe tunnistust hakata jagama. Aga ülistame ära, siis hakkame jagama tunnistusi. Ole hea, tõuske kõik püsti korraks ja siis otsi inimene, kellel on midagi sama värvi seljas, mis sul ja tee talle väike ruska. See ruska. Rusika või niimoodi. See on seda oleks pidanud eelmine nädal tegema. Munad ruks. Ja sul valged täpid on näiteks kleidil sees. Muidu ei ole kellegi punast, ma ei näe vähem. Elis. Aga lähme rahulikult, kiites Jumalat. Muusikaga koos, kui kaob muusika ja kõik vaikseks jääb, siis tulen ma. Miskit, mis on väär, mis su rõõmu toob. Kui kaob muusika ja kõik vaikseks jääb, siis tulen ma. Tuua igatse miskit, mis on väär, mis sul rõõmu toob. Sul rohkem toob, kui on laul, sest mu laul pole see, mida sa igatsed vaid. Sa otsid enamat veel, kõike, mis on mu sees, mu südam igatsed sa. Tulen tagasi sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Ajastute kuningas. Ajastute kuningas ei väljendada saa, kui palju sa väär. Kuigi vaene ja õrn, kõik sulle kuulub vaid, iga südamel lööb sul. Sul rohkem toon, kui on laul, sest mu laul pole see, mida sa igatsed vaid. Sa otsid rohkem, sa otsid enamat veel, kõike, mis on mu sees, mu südam
armsed sa. Tulen tagasi nüüd ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks annab kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Tulen tagasi ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks annab kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Issand, me tahame kiita, ülistada sind. Issand, me tahame ülistada sind ja tõsta kõrgeks sinu nime. Ja võtta kõik, mis on meie sees ja ma tean, et ega seda nii sama sa ei võtagi. Sa ütled siis, kui me alistame ennast, issand, siis kui me loobume lihast, kui me loobume kõigest muust, mis me oleme teinud. Jeesus, me loobume ja tule võtta meid. Ülistame. Hästi lihtsalt laulubki ülistame siin. Me ülistame sind. Ülistame sind. Me ülistame sind. Jeesus. Ülendame sind. Me ülendame
ennast ülendab, seda alandatakse. Nii et otsusta, kas sa ennast alandad või ülendad. Meil on võimalik teda ikka kiita ja ülistada. Ja selleks, et kiita ja ülistada, meie süda peab olema alandlik. Kui sa mõtled, et miks siin nii palju alandatakse kogu aeg, siis eks need on kohad, kus me saame ennast ise alandada. Aga teate, me ei pea minema nagu uhkusega ennast alandada. Ei mina, kes mina siin? Oi. Vaid alandus toimub Jumala ees. Siis, kui ma olen oma palvekampris või siis, kui sa ülistad vabalt. Pead oktav madalamalt võtma, see on niimoodi. Vaikuses oled siin. Sinu arm meid vabastab. Matab meid siin. Ma ausalt proovisin kõik lood ennem läbi. Harjutasin. Vaikuses oled siin. Jeesuse olemised. Su eest ei peita saa. Sinu arm meid vabastab. Ja katab meid siin. Su vaim meid elustab. Surm kaotanud on kõik vana läinud. Jumal sa kõik uueks teed. Jumal sa kõik uueks teed. Jumal sa kõik uueks teed ja vabad meid. Lootus. Lootus nüüd leitud on. Süda kuulub sul armastust, mis taastab meid. Need kuulun sinu siin, su vaim meid elustab. Surm kaotanud on kõik vana läinud, sest Jumal sa kõik uueks teed. Jumal sa kõik uueks teed. Jumal sa kõik uueks teed ja vabad meid. Palun meid. Jumal sa kõik uueks teed. Jumal sa kõik uueks teed. Jumal sa kõik uueks teed ja vabad meid. Su arm peal ei lõppe, su armastus jääb
Jumal, sa kõik uueks teid ja vabad meid. Ta teeb meie elus uueks kõik. Jumal, sa kõik uueks teid. Jumal, sa kõik uueks teid ja vabad meid. Pyhä vaim, sin tervitan. Tule saasia paikka. Pyhä vaim, sin tervitan. Elä saa siin paikas. Pyhä vaim, pyhä vaim. Sin tervitan, tule saasia paikka. Pyhä vaim, sin tervitan, elä saa siin paikas. Sin kutsume, tule liigu meie seas. Sin kutsume, tule tegutseme seas. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabasta oma vägime seas. Purusta kõik müürid, vabasta kõik vangid, püha vaim nüüd liigume seas. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabasta oma vägime seas. Purusta kõik müürid, vabasta kõik vangid, püha vaim nüüd liigume seas. Püha vaim, sind tervitame. Püha vaim, sind tervitame. Liigu sa meie eludes. Püha vaim, sind tervitame. Sütita meie südame. Sind kutsume, tule liigu meie seas. Sind kutsume, tule tegutseme seas. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabasta oma vägime seas. Puuduta kõik müürid, vabasta kõik vangid, püha vaim nüüd liigume seas. Las su vägi liigub, las su vaine tõuseb, las su vaim üle voolab. Oma rahvast raputab, et su rahvas ärkaks taas. Üles ärka see, kes magab, ärka. Las su vägi liigub, las su vaine tõuseb, las su vaim üle voolab. Oma rahvast raputab, et su rahvas ärkaks taas. Üles ärka see, kes magab, ärka. Las jalutu nüüd kõnnib ja pime näeb taas. See on su vaimuvägi, mis praegu tervendab. Las murtud paranevad ja rõõm neid täidab taas.
see on su vaimuvägi, mis praegu tervendab. Las jalutu nüüd kõnnib ja pime näeb taas. See on su vaimuvägi, mis praegu tervendab. Las murtud paranevad ja rõõm neid täidab taas. See on su vaimuvägi, mis praegu tervendab. Me laulame ühe korra seda veel. Aga nüüd, kui sa laulad seda ja sul on tervise häda, siis laula üle nagu selle koha. Kui sul midagi valutab, kui sul on mingi haigus, siis vaata, see ei ole see, et võta ära või mine ära. Sa käsid sellele ära minna. Just selle meelevaluga sa võtad. Ootad, et jalutu, ma olen jalutu. Jalutu kõnnib nüüd. Jeesuse nimel. Ma hakkan kõndima. Ja kõik siuksed asjad. Julgelt. Lähme lauluga. Me näed taas, see on su vaimuvägi, mis praegu tervendab. Las murtud paranevad ja rõõm neid täidab taas. See on su vaimuvägi, mis praegu ükskord veel las jalutu. Las jalutu nüüd kõnnib ja pime näeb taas. See on su väevägi, mis praegu tervendab. Las murtud paranevad ja rõõm neid täidab taas. See on su vaimuvägi. Ükskord veel. Pane käsi oma haikoha peale. Las jalutu nüüd kõnnib ja pime näeb taas. See on su väevägi, mis praegu mind tervendab. Las murtud paranevad ja rõõm neid täidab taas. See on su vaevägi, mis praegu tervendab. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabasta oma vägime seas. Purusta kõik müürid, vabasta kõik vangid, püha vaid nüüd liigume seas. Laulame nüüd nii-öelda purustad, niimoodi purustad ja vabastad. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabastad oma väime seas. Purustad kõik müürid, vabastad kõik vangid, püha vaid nüüd liigume seas. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabastad oma väime seas. Siis praegu vabastad ja purustad kõik müürid, vabastad kõik vangid, püha vaid nüüd liigume seas. Siis kord veel tule. Tule nagu jõgi, tulva nagu vesi, vabastad oma väime seas. Purustad kõik müürid, vabastad kõik vangid, püha vaid nüüd liigume seas. Jeesus, ma usun, et sinu püha vaim liigub praegu selles paigas. Ja see purustab. Mitte me ei oota, et millal Jeesus? Millal tuleb üks ärkamine? Millal tuleb üks pääste? Millal tuleb üks tervenemine? Vaid Jeesuse nimel me võtame vastu. Jeesuse nimel me võtame vastu. Sinu sõna õpetab seda, et me palvetaksime nii, nagu me oleksime kätte saanud. Vot seda me parandame meelt. Ja seda me usume, et nii, nagu me kätte oleme saanud, et meis on üks ärkamine, meis on üks tuli, meis on tervis Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja.
Amen. Te võite istuda. Me rohkem ei laula. Ma lubasin teil istuda, tegelikult palun vabandust, tõuske püsti jälle. Nüüd ole hea, nüüd ennem laulusime tervist, nüüd hakka ennast liigutama natuke. Jah, pane uusi tööle. Pan kõik liikuma, jah? Ja kui sul väegi seda jalad liiguvad, siis ole hea, tee üks ring enda ümber. Ja kui sul jalad üldse ei liikunud, siis nüüd tee teistpidi ring. Ja võid tatsuda ka natuke. Tead, teil pole linast riiet, et te ei võiks tantsida nagu Taavet tantsis seal. Jaa, väga. Ja taga juba hakkab kleit leppima, väga hea. Okei, aitäh teile, istuge. Täielik vaikus kuidagi. Ma ei teagi, miks üks kaamera on ja siis zoomis häält ei kuule. Jumal on hea, amen. Amen. Halleluja. On sul hea meel olla siin paigas? Ja, kõigil ei ole. Ei peagi olema alati hea meel. Miks peaks? Miks ei peaks? Ma ei tea, kõik ei olnud hea. Nüüd ma küsin vahepeal, mis kaamera, mis moodi võtab? Ja heli võtab otse või siit? Okei. Ma oleks siin... Okei. Ma mõtlesin, et panen mikrofoni ära, et siis ikka mikrofon vaja. Videod on järgi vaadatavad. Otse ülekanne, mis ju kogudus ei toimi. Polegi vaja. Ja teate, Jumala sõna ütleb seda, et me tuleksime kokku. Vaade, kus Jeesus liikus. Lööd piibli lahti, kus sa näed Jeesust? Pühakojas. Õlimäel, pühakojas. Mere peal, pühakojas. Kas sa Jeesust kodus näed? Ühe korra Peetruse juures ämma tervendamas. Aga siis jälle pühakojas, mere peal ja mäe peal, õlimäel ja lõpuks risti peal. Jeesus käis väga palju pühakojas. Ta tuli kokku, ta ütles, Jumala rahvas tuleb kokku, et teda tuldi kuulama väga palju. Hingamispäeviti. Ja mitte tegelikult hingamispäeviti. Teate, mis pühakiri ütleb seda, et tahad teada, mis Madis ja Margus teevad? No küsime, Madis ja Margus, mis te teete, et kõik vaatavad teid, mitte siia poole? Pange see vilku välja. No süda rahul nüüd. Et kui me vaatame, mida Jeesus või apostlite tegudes, me näeme seda, et jüngrid viibisid, ma ütlen teistmoodi, 7 päeva nädalas, see on karm väide, aga päevast päeva, päev pärast järgmist päeva ja homme ja ülehomme ja ülehomme viibisid koguduse keskel. Ma ei ütle seda, et te peate siia tulema nüüd, siis ole hea, käi ennem kantseleist läbi ja pane oma paberid siia sisse, siis sa saad siin võib-olla päevast päeva viibida. Või kui sa oled õpetaja, saad ka päevast päeva viibida. Aga mõte on selles, et Jumala rahvas tuli päevast päeva kokku. Ja see ei ole see, et nüüd meil on vaja siin, õnneks suvi on tulemas, paneme telgi püsti, üks tabernacle on püsti ja siis me läheme sinna telki ja kogu aeg oleme seal. Ja Jeesuse nimel ma ütlen, et loobuksite oma tööst, et päevast päeva tuleksite kokku. Ei, see ei ole vajalik. Vaid Jumala rahvana ma saan kokku, kas tänu Jumalale täna sotsiaalmeedias.
ma jagan või ma saan pärast tööpäeva kokku kellegiga või vestlen. Ma ei pea saama terve koguduse kokku. Seal, kus on 2 tükki koos, seal on juba Jumal nende keskel, seda ütleb Piibel. Ja ma võin saada kokku. Ma ei pea saama ka selles mõttes iga päev, aga point on see, teate, ma saan aru sellest privileegist. Me Maariga ikka vähemalt 1 kord nädalas. Päris vähem, tõenäoliselt rohkem, aga 1 kord kindlasti nädalas me Maariga ütleme, et milline privileeg, et me saame Jumalast rääkida. See on minu privileeg, et minu abigas on kristlane ja ma saan temaga rääkida ja ma saan olla temaga päevast päeva osaduses. Eile hommikul ärkasime üles, loeme valjut piiblit. Milline privileeg. Ja kõigil ei ole seda privileegi, ma tean seda. Aga meil on usu vennad ja õed. Et me saame kas kirjutada neile või küsida, kuule, kas lepime mingi jalutuskäigu kokku. Et siin, ma tean, mõni meie kogudusest teeb väikse jalutuskäigu 5 tundi või umbes niimoodi. Käivad jalutamas ja rääkimas Jumalast. Halleluja. Okei, kuulge. Tegelikult ma tahan, me läheme tunnistuste juurde ja parem oleks, et teil oleks tunnistusi jagada. Koguduse pilti üldiselt. Et see ei ole see, et nüüd sa pead kindlasti jagama. Selles mõttes ütlen ausalt ära, ega mula ei ole vaja ajada. Ma ajan selle mula juba sinu eest täis. Sina räägi siis seda tunnistust, mida Jeesus tegi. Et peab olema, või küsimusele peab hästi vastama, mis juhtus, mis Jeesus tegi. Sellele saab. Ja seda, et Jeesus suri 2000 aastat tagasi, seda me juba teame. Selle võid jätta kõrvale. Räägi sellest, mis Jeesus tegi ja mida teised ei tea. Okei? Kes see tahab tulla rääkima? Tule. Nii, mis ta siis tegi? Ma olin eile nii liimist lahti, saate aru. Ja hakkas jälle mingi riid nagu üles tulema, aga siis ma olin nagu nii liimist lahti, läksin, lihtsalt sõitsin autoga, kuulasin pereraadiot, sealt ka ei saanud nagu otsest vastust võib-olla, või ma ei saanud aru, et see oli vastus, aga igatahes ma keerasin selle kinni, nutsin, vaatasin päikeseloojangut, olin palves. Meil oli nii ilus ilm. Ja järsku siis nagu kohe ei vastatud, aga järsku tundsin saunas pärast 10 paiku, et tuleb jälle see nagu tuleb ja kallistab lihtsalt. Järsku on mingi rahu ja õnn südamest. Nii äge. Et tõesti halleluuja, et oled seda Jeesuse lähel olekut korra tundnud, et siis see on nii maailma parim tunne, et amen. Tänu Jeesusele, halleluuja. See on Jeesus, kes paneb tundma. Ma mõtlesin, et juba tõusid tulla. Kes see tuleb räägib? Mis Jeesus tegi? Nüüd seal kõik käed tulevad nagu järjest, et kes see saab lapse võistlus tekib seal. Minu tunnistus võib-olla on sellega seoses, et nii-öelda noore kristlasena vahel tahaks olla nagu kohe küps, aga tegelikult see ju ei ole nii, see on ka protsess, et see on nagu äge, kuidas vahel, me rääkisime naistegrupis ka meil, kellega koos me palvehommikud peame, et kuidas vahel nagu kristlike raamatute lugemine toetab piibli lugemist ja nagu ka kristlasest paremini arusaamist, et mina ka lugesin, mulle kingiti üks raamat Võit pimeduse üle. Ja siis ma loen seda, väga tore raamat oli ja siis ühel hetkel oli seal nagu eriliselt hakkas silma see lause, et me käime usus, mitte nägemises. Ja päris tihti on see niimoodi, et kuidagi me palvetame ja me soovime ja me hüüame Jumala poole, aga kuidagi see koht, et me käime usus, mitte nägemises, et isegi kui me ei näe, et kohe mingid asjad sünnivad, siis ikkagi need asjad sünnivad, sest Jeesus on juba teel, isegi kui me teda ei näe. Ja et lihtsalt on vaja uskuda, et samamoodi nagu oleme usust päästetud. Ja mul nüüd võib-olla
midagi öelda? Noh, nii. See mikrofon ei ole nii hea. Aga igal juhul jah, ma kuidagi, et lihtsalt see jah, et kuidas vahest mingid asjad saavad palju selgemaks nagu läbi sihukest et piibel on, see ongi raamatute raamat ja ülimalt tark raamat, aga vahel mõned asjad ikkagi ka jäävad nagu veel kaugeks, et siis kui sa loed nagu kellegi inimlikke lugusid sellest, mismoodi ta on kuidagi lähenenud olukordadele või niimoodi, et sellest on palju parem aru saada, et siis ma olingi väga tänulik, et ma sain sihukest raamatut lugeda. Vot. Amen. See on hea. Ma võtan igaks üks tagasi. See on lihtsalt, et kõigil siin tunneks ka, et neil on hääleõigus, eks ole. Et see on hea tegelikult lugeda raamatut, mis julgustab, aga ja mis on eriti piibli keskseks ehitatud, et piibli keskne. Nii et vägev ja need kõnetavad. Aga tuleb juba uus tunnistus, jah? Mul ei ole nagu sellist tunnistust, et mis Jeesus konkreetselt tegi minu elus, et mis juhtus. Mõnes mõttes nagu juhtus ka, aga see on natuke selline üldisem võib-olla. Ma käisin Haapsalus praktikal 3 kuud hambaravis, hambaravi assistendi praktikat tegin ja ma sattusin kuidagi väga heasse seltskonda seal. Et seal on 5 kabinetti, igas kabinetis 2 inimest ja esimene asi, kui ma sinna läksin 3 kuud tagasi, siis ma märkasin, et seal on väga positiivne õhkkond, et kõik on väga sõbralikud, rõõmsad, alati on naeru ja kõik on hästi toetav ja mind natuke nagu isegi üllatas see, et natuke selline tunne oleks kristlaste sekka sattunud. Et vähe nagu märkad enda ümber maailmas sellist armastust täis õhkkonda. Ja kuidagi nüüd sai praktika läbi ja väga raske oli sealt ära tulla, et ma ei saa seal tööl hakata käima, sest see on mere taga ja kuidagi läheb paljuks ja siis ma mõtlesin selle üle, et eks Jeesus ongi igal pool ja ka nende keskel, kes nagu teadlikult Jumalat ei teeni, et meie kristlastena me ei saa mõelda nii, et ainult meie vahel on see osadus ja et ma usun, et see on ka maailma inimeste keskel ja see on seal võib-olla pigem juhuslik ja nad ei suhtu sellesse nii teadlikult. Aga ma usun, et Jumal töötab igal pool ja tegelikult tuli välja, et see kliiniku omanik, ma jagasin talle oma tunnistust, kuidas ma kristlaseks sain ja tegelikult tal on ka päris kristlik taust ja ta käib aeg-ajalt kirikus ja me ei tea kunagi seda, kust keegi tuleb ja mis tema südames toimub ja ma usun, et isegi kui me nagu ei ole nagu ametlikult kristlaste keskel, et tegelikult Jumal töötab igal pool. Ja see armastus on igal pool ja otsime selle üles ja oleme ise ka see valgus, et see saaks esile tulla. Amen. Amen. No nii, kes veel tuleb tunnistab? Et jah, paar päeva tagasi ma läksin koju ja siis enne magama minekut mul ei tunne, et ma pidin piibli kätte võtma ja suvalisest kohast lahti võtma, et nagu las Jumal juhib näppu jälle. Ja ma sain lahti esimese korintlastest ja sealt ma leidsin lihtsalt ühe kirjakoha, mis mul ei tunne, ma pidin selle kindlasti sõbrale saatma, siis ma ei tunne, et tal oli seda vaja lugeda ja sealt oli kindlasti positiivne sõnum tuli tagasi ka, et aitäh, mul oli seda väga vaja. Amen, see on hea julgustada inimesi. No nii, kas keegi veel enne Toomas tahab tunnistada? Ma kohe viin Toomasele lihtsalt. Ei taha. Ma viin siis Toomasele. Eelmine nädalal oli see metodisti kirikust oli tänu Jumala teenistus. Ma vaatasin seda
ja väga hea oli. Ja seal oli, seekord oli niimoodi, et saatejuhid, see 2 tükki, kes olid, käisid mikrofonidega inimeste juurest läbi, palusid paari sõnaga öelda, millest tema on jumalale tänulik. Ma arvan, kui Erkis käiks siit läbi, siis ta saaks neid tunnistada küll ja veel. Aga see 2,5 tundi, see läks nagu hästi kiiresti ruttu mööda, et vahest on mul tegu isegi see 1,5 tundi vastu pidada. Amen. Amen. Siis kui me kuuleme, mida Jumal teeb, siis ei ole väga hullu. Aga me teame seda, et Paulus rääkis nii kaua, et inimesed kukkusid aknast alla, inimene. ja mõnikord on arusaadav, et väsimus tuleb. Aga ma räägin ka paar tunnistust. Ma mõtlesin, ma tegelikult ühte ei räägi, aga räägin ikka mõlemad ära. Ma jolutasin, ma läksin Rekosse ost midagi, siis vaatasin üks vana proua, vaatab, liigub rullaatoriga ringi ja otsib midagi. Ma lähen küsin, kas ma saan teid aidata? Ossa, niimoodi tuletegi pakkuma, muidugi tulen. Mis te otsite? Ta räägib ja ma ei osanud teda aidata. Ütlesin, aga teate, et Jeesus väga armastab teid ja väga hoolib teist. Sest on, kas tõesti? Ja ma küsisin, kas on midagi, mille eest ma saan palvetada. Siis tüübi, et ma olen vana. Mul on haigus. Mis haigus teil on? Ma olen vana. Haiguse nimi on vana. Ja siis ma saan palvetada tema eest. Ja ta täitsa hakkab nuuksuma. Ta täitsa nutab. Ma ei tea, kui vana ta. Rullaatorit tal oli vaja igatahes. Ja lühike oli ta ka. Ma arvan, et selles mõttes inimesed vanemas eas muutuvad lähemaks ikka natukene. Ja sain palvetada tema käest ja ma küsin väga selgelt, Jumal kuidagi annab tunda, et ma küsin, kuule, või vist rääkisin talle, ma rääkisin talle, ütlesin, teate, eelmine nädal oli ülestõusmispühad või just nädalavahetusel. Ja teate, see on tõsi, see on tõde, mis räägitakse, see on tõde, et Jeesus suri meie pattudest, ta suri teie pattudest ka. Kas ta ütles, ta ei usu Jeesust või tähendab, ta usub, et Jumal on olemas, aga ta ei ole nagu, selles mõttes ta ei ole koguduse inimene. Ja ma küsin, kas sa tahad oma elu Jeesusele anda, loobuda enda elust ja kutsuda Jeesus oma ellu. Ma ei tea, vana ta oli. No ta oli vana, ta oli tõenäoliselt vanem kui minu vanaema, aga ma ei tea. Mu vanaema on nii krapsakas lihtsalt. Töötab mootorisaja ja muude asjadega. Aga ta ütles, jah, ma tahan. Ja seal koos me palvetasime, et Jeesus võtaks ära, et ta tänas sellest, et Jeesus on tema eest surnud ja et Jeesus tuleks tema ellu ja ta loobus oma elust, oma pattudest. Ja siis ma räägin, kas te kogudusi teate? Mul nõuka ajal üles kasvanud. Ma ei tea ühtegi kogudust Hiiumaal, mul ei ole ühtegi piiblit, mitte midagi. Ma hiljem hakkasin mõtlema, mul oli uus testament autos, ma oleks talle võinud anda, ei tulnud selle peale. Aga ma juhatasin teda, ma ütlesin, kas te Kärdla baptisti kogudust teate, kus on? Ma ei tea, mis keelest Luteri kogudust teenistus on, muidu ma oleks sinna saatnud. Aga ma ütlesin Kärdla baptisti, ei tea. Kas te koolimaja teate, kus on? Ei tea. Mitte midagi ei teadnud ja siis ma ütlesin, ta ütles, ta küsis pärast, oota, pühapäeval seal apteeki vastas siis, jah. Ma ütlesin, sealt apteekist natukene edasi, kell 11. Täna ta siia jõudnud, ma ei tea, võib-olla ta kuskil siin rändas. Aga üks usuõde, kes janunes selle järgi ja tõesti südames ta nuttis seal. Ja see on tegelikult imeline sellepärast, et Jumal kutsub inimesi ja kuskilt on juba seemne pannud nii-öelda sisse. Ja mida ütleb Jeesus? Vaadake, võtan piibliga lahti igaks juhuks, et kirikust läbi või piiblit ka lugeda. Ma ei tea, kus see on, kust ma tahan lugeda. Vaatan, ma kuskilt ikka leian selle. Kellelgi on kiire, siis võit minna. Ma tean, et seal paremal pool, üleval pool. See on Johannese 4:35 alates. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. 4 kuud.
4 kuud tagasi saatis Lauri missiooni kogudusele liitumisavalduse. Ja me võtsime juhatusega otsuse, et 4 kuud on aeg, kus siis inimene peab ootama ja siis juhatus otsustab, kas missiooni kogudus võtab liikme vastu, uue liikme vastu või mitte. Täna me õnnistame Lauri ka meie koguduse liikmeks. Ja, pärast siis palume talle õnnistust. Aga 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Täna saame lõigata. Lauri on juba lõigatud. Aamen, tänu Jeesusele. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde. Need on juba valged lõikuseks. See oli 2000 aastat tagasi. Need on juba valged lõikuseks. Kas olen näinud, et mõni viljapuu on juba valge? Mina olen näinud. See on valmis. Ei ole valmis. Sealt tuleb vili veel. 4 kuu pärast sa tead, et sa saad sealt vilja. On nii umbes, jah? No ütleme kohe mai, juuni, juuli, august. 4 kuu pärast, ütleme. Sa saad vilja, sa näed seda, sest see on valge. No, see on natuke teistmoodi meil Eesti kontekstis. Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõika ühtlasi saaks rõõmustada. Jah, siin on tõsi see ütlus, üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina Jeesus olen teid läkitanud jüngreid lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Ja see on see, mis on üks privileeg, kui me saame lõigata. See on üks vägev privileeg. Ma läksin üks kord Tallinnasse rääkima siin pool aastat tagasi, ma ei mäletagi. Ja palusin, Jumal, luba mul lõigata. Luba mul lõigata ja too päev, ma ei tea mitu inimest, 6 inimest andsid oma elu Jeesusele. Üks oli tänaval. Tänu Jumalale. Teine tunnistus. See on tunnistust aeg. Okei, ärge vatrake siin nii sama ja nüüd ise vatran. Ja. Teine tunnistus. Ma olin praami peal reedel. Ma nägin vana klassivend on seal. Ma ütlen nime välja. Ei ütle. Vana klassivend on. Ja oma emaga. Ja tal on siis tüdruksõber ja väike laps on neil. Ja siis nad on seal ja olen, tšau ja kuidas läheb ja ma tema ema natuke tean. Ja siis vaatasin, et ta ema, ma alati nii krapsakas ja rõõmus nägu peas. Aga seekord oli nagu kuidagi kurb. Ja läksingi tšau klassi endana vähem, aga proua, mis teil häda? Ja ta ütleb, et ma ei tea. Nad lähevadki Tallinnasse uuringutele, ei tea. Järsku on näinud mingi jama, töölt ära tulnud ja tervis on täitsa käest ära. Mis ei tea? Hiiumaal haiglas midagi öelda ei oska. Ma küsin, kas kuskil valu, kas midagi toimub? Ma ei tea, mitte midagi nagu ei tea. Hästi segane ka, hästi segaduses. Siuke nagu insuldi tunne oli. Siis ma sain aru, et ei ole olnud insulti. Vähemalt haiglast öeldi, et ei ole. On need mini-strokes, mini-insuldid ja siis ma ütlesin, aga teate, et ma usun, et Jeesus võib terveks teha. Ma pärast Maarelt küsisin, kas oli ebamugav ka. Ja ma läksin kohe mängunurka siis lastega mängima, sest kõik see mängunurga ülemine, see oli inimesi ikka. Nad kuulsid siis ikka. Kõik kikitasid kõrvu, järsku kõik jäi vaikseks. Kõik tahtsid kuulda, mis toimub. Ja ma ütlesin, teate, et Jeesus võib terveks teha teid. Tema annab elu. Ja kas nii saab või? Ma ütlesin, absoluutselt saab. Nädal aega tagasi ma nägin, kuidas üks tüüp, mingi see jalg, mis ma jagasin siin kipsiga, tüüp läks paremaks asjad. Jeesus teeb terveks täna. Okei, andke oma käsi ja me palvetame. Ja lõpuks ma palvetasin 4 korda eest. Ta ei saanud terveks. Seal hakkas midagi muud toimuma. Ma täna seda ei räägi, teine kord räägime vaimsest maailmast. Te teate seda, jah? Midagi hakkas tulema esile hoopiski vaimses mõttes, aga seal ei hakka. Jeesuse nimel tule välja, terve praam oleks olnud seal. Ma ei turvamehed oleks kohal olnud või kapten. Et see ei ole see koht, aga see oli huvitav. Selles mõttes see kogemus oli see, et kohe kui käest kinni võtsid, siis ta hakkas vappuma. Aga see on Jumala vaim, kes paneb vappuma. Kui Jumal ligiolu on seal paigas, siis saatana maailm, teemonid ei kannata seda. Nad hakkavad kartma. Aga ühesõnaga, siis ta küsib uuesti, proua küsib jälle, aga kas niimoodi on üldse võimalik? Ma ütlesin, muidugi on. Mingi 3 korda vähem, ma ütlesin, muidugi on võimalik see tervis saada. Ja poeg ütleb, usu ainult, sa pead uskuma.
see oli äge, poeg ütleb, sa pead uskuma. Pärast ma küsisin klassi ennalt, kuidas on? Tead, ma küsisin, kuidas uuringu tulemus tõid. Ta ütles, veel ei tea, aga pärast autos oli kordades rahulikum. Et pärast, kui ta saite palvetada. Ta ütles midagi muud, aga ma sain aru, et ta mõtles palvet sellel. Et tänu Jumala. Ja seal olid kõik teised inimesed ka ja pärast mul üks endine kolleeg, ennem rääkisin temaga juttu ja siis pärast ütleb ta seal ka, ta nägi, et ma olin palvetanud ja kuulis, muidugi kõik kuulsid ja siis ta ütles ka, no okei, kui need jau siis, ta tahtis ikka, ma nägin, et ta igatses ka midagi. Praam hakkas kohale jõudma, ta igatses, ta ei häbenenud üldse, et ta tunneb mind. Ta ei häbenenud seda, et ta rääkis minuga, sest tal oli mingi igatsus. Tšau Herkis, siis teine kord ta häbenenud, et kõigil näidata, et ma tean seda inimest. See oli minu tunnistus. Amen. Ma tahan täna põrgust rääkida. Ma usun, et Jumal vaim tahab rääkida põrgust. Võib-olla sa ei ole kuulnud, võib-olla kuuled esimest korda. Ma ütlen ära. Piibliuurijad, või sa võid ise ka olla piibliuurija, kui sa loed, siis kõige rohkem põrgut mainib piiblis Jeesus. Ja on usulisi konfessioone, kus räägitakse, et põrgust ei räägita üldse. Võttes siis silmast kinni, et mis see siis on. Jeesus räägib väga selgelt tegelikult ühes kohas, ma vaatan, et huvitav, et kuidas see konfessioon räägib, aga väga selgelt on kirjas just, et põrgu, Jeesus räägib põrgust. Ja siis mul üks telefonikõne. Siis me rääkisime teoloogilistel teemadel ja siis ta ütleb, ja mulle vähemalt, et ma ei tea, et seal nii-öelda baptistiliidus ja nii edasi, et räägitakse nagu põrgust ka, aga ma ei näe üldse, et põrgust, et piiblis ei ole kirjutatud üldse põrgust. Mis asja, kuidas ei ole? Et juba ilmutuse raamat räägib põrgust. No ainult ilmutuse raamat! Siis ma too hetke läinud edasi, see oli siin muu seas, aga ma mõtlesin, mis ainult ilmutuse raamat, terve evangeelium räägib. Evangeelium rõõmu sõnum see, et Jeesus suri ja tõusis üles ja seal sees räägib sellest, et ta päästab ära meid põrgust. Põrgu on koht, mis ma ütlen, on loodud saatanale ja ma ütlen tema käsilastele. Ma täna loen piiblit, siis näen rohkem, kes on teemant ja kes on käsilased ja kõik see nii-öelda. Põrgu loodi saatanale ja tema inglitele, kes hakkasid vastu Jumalale ja Jumala tahtele. Ja see ei ole, Jumal ei loonud põrgut, et sinna, ma loon põrgu, et sinna panna inimesed, kes minule ei allu, minule vastu võitlevad. See ei olnud see, mis Jumal tegi. Jumal lõi põrgu inglitele. Küll aga kõik, kes hoiavad saatana poole, nendele on see sama saatus, mis on siis saatanale ja tema inglitele. Mis tähendab seda, et tegelikult on meil nagu valida, millise kuningriigi me võtame. Ja meil ei ole võimalik valida, või mõelda, et ma olen ise oma õnne sepp. Sa kas täna oled Eesti Vabariigis või oled sa kuskil muus riigis, aga igal juhul sa oled selle valitsuse all ja sa ei saa joosta metsa. Kui sa jooksed täna metsa, siis see ei tähenda, et Eesti seadus sulle ei kehti. Kehtib küll, kui sa metsast välja tuled, kohe kehtib. Kui siin metsast üles leitakse, kohe kehtib. Ja probleem ongi, või see mõte ongi selles, et igal juhul Jumal leiab see üles või saatan leiab üles ja kui üks neist leiab see üles, siis selle valitsuse alla kehtid vaimses maailmas. Ja nüüd Jeesus annab elu, Jumala kuningriik annab elu. Jeesus ütleb, Johannese 7. peatükk, 6. Johannese 6. peatükk, 48 salm, ütleb Jeesus, mina olen elu leib. Mina olen elu leib. Ja see ta läheb, räägib sellest seadusest see, et tema on see pääste, tema on see, et me saame üks olla terve Johannese 6. peatükk, kui te loete seda. Seal on alapealkiri ka, minu arust seal võiks veel üks alapealkiri olla. Jeesus kõneleb tõelisest leivast.
ja seal ta räägib sellest, et kes sööb, see on minu all ja kes ei taha seda, see on saatana all paratamatult. Ja nüüd saatana all, kui me läheme saatana alla, kui me ei taha olla Jeesuse all, siis saatana all lõpp on see, et on 2 kuningriiki ainult. Ma loen teile kohe Laatsarusest ja rikkast mehest. Ole hea keegi, kes aitab, ütleb mulle, kus on see Laatsaruse lugu. Ja Abrahami süles istub Laatsarus. Ja mõte on nüüd see, et kõik, kes lähevad sinna alla, nendele on sama saatus, mis on saatanal. Sellepärast, et kui sina käid minu järgi ja mina lähen kuskile, siis sul on sama saatus. Ja see on, saatan käib seal. Sellepärast öeldakse, et pime ei saa juhtida pimedat, sest mõlemad astuvad auku. Saatan on pime ja kui tema juhib teisi pimedaid, siis mõlemad kukuvad sinna samma auku. Jah, me võib öelda. Mis asi? Luuka 16:20. Loeme selle. Ma loen teile, seal räägib ka põrgust. Jeesus räägib. Luuka 16:19. Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutseda päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene Laatsarus nimi oli maas tema värava ees täis paiseid. See lugu räägib natuke teist asjast, aga siin räägib põrgust ka. Ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Väga huvitav. Aga rikas suri ja ta maeti maha. Mõtta, vahest ei maetudki maha. Rikas maeti maha ja põrgus piineldes. Jeesus räägib seda lugu. Kui sul on piibel, võtta lahti, ma ütlen sulle, kus Jeesus räägib põrgust. Ei ole see ainult ilmutuse raamat. See on Luuka evangeelium 16. peatükk, 23. salm. Jeesus ütleb seda lugu ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles. Ja hüüdis põrgust, isa Abraham, alasta minu peale ja meil on siin ka isa Abraham. Alasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsad vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Nüüd, mida me saame teada siit, on see, et ta piinleb seal ja ta tunneb suurt valu ja tal on tohutu janu. See räägib põrgust, sest ta ütleb põrgust ta piinles. Ehk me näeme seda, et seal on janu, seal on suur valu ja selles leegis, seal on leeg. Ja lausa seal on nii ebameeldiv, et ta ütleb, et sõrme ots vette kasta. Sa ei näe, nüüd peate sisse suumima. Vot juba see tilk leevendaks mu valu. See ei kukugi siit. Ta ütleb juba see tilk leevendaks mu valu. Kui sul on janu ja sa saad tilga, siis sa mõtled, et see ei tee midagi. Aga selles hetkes see näitab nagu kui selles mõttes kohutav paik see on. Aga Abraham ütles, laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin. Sina aga tunned valu. Ja pealegi on meie ja teie vahel seatud suur kuristik. Et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa ega tulda ka sealt meie juurde. Suur kuristik. Isegi kui ma tahaksin, siis ei ole mul võimalik. Isegi kui sina tahaksid, siis sul ei ole see võimalik, sest siin on suur kuristik vahel. Ja ühelt poolt ei saa
siit ei saa sinna ja sealt ei saa siia. Miks ma sellest räägin, ma ei tea, aga ma usun, et Jumala vaim tahab rääkida, eks ta siis räägib, miks sellest on vaja rääkida. Minu väide täna. Kuidas ma ütlen? Ma ütlen teistmoodi. Minu arvamus. See tähendab, et see ei ole tõde, aga see on minu arvamus, jah? Saad aru? Ma nägin ainult ühte pead noogutamas. Minu arvamus ei tähenda tõde. Amen. Aga see on minu arvamus, see on piibli pealt. Vaadake nüüd. Minu arvamus on see, et ükski inimene ei ole veel põrgus. Miks? Ma loen teile, miks. Kui sul on Johannese ilmutus, kõik ootavad kohtupäeva. Ja minu arvamus on see, et kõik on kõik. Ja me oleme kodugrupides sellest rääkinud, te võite arutleda sellel teemal, see on tore piiblist vaadata ühtepidi ja teistpidi. Sest Jeesus ütleb juba täna oled sa minuga paradiisis. Me näeme seda, samas me näeme, kes oli risti peal. Ja samas me näeme seda, et mis seal ütleb seda, et juba täna oled sa paradiisis. Ja ta ütleb, et pühad märtrid, teistmoodi märtrid räägib 2 kohas piiblis, võib-olla rohkem isegi 2 kohta, 1 evangeeliumist ja ilmutuse raamatus räägib seda, et nad teevad kisa Jumala ees, sellepärast, et nad on väsinud ootamast ja Jumal vähendab kogu maailma päevade arvu, sellepärast, et nad on väsinud ootamast, millal on see pääste. No, et see on siuke konfliktne, see üks koht näitab, et ikkagi kohe, kui me ära sureme, me oleme kohe taevas, teine koht näitab seda, et ei, et me läheme kuskile valda, surmavald, mina usun, et on siuke koht olemas, piiblist näen seda. No, need on erinevaid arvamusi, aga ma tahtsin lugeda teile tegelikult selle koha, selle põrgu koha, et inimesed lähevad veel põrgusse sellepärast, et see on ilmutuse raamatus 19. peatükis 20. salmis hakkab sealt ja metsaline võeti vangi ning koos temaga valeprohvet, kes tema ees oli teinud tunnustähti, millega ta eksitas neid, kes olid võtnud endale metsalise märgi ja kummardanud tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävlis. Siis on põnev, teised tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes istus hobuse selles. Nii, okei, ühed visati tulejärve. Ja nüüd ma näen seda, et metsaline valeprohvet visati tulejärve. Ja teate, ma näen seda, et metsaline valeprohvet visati sinna, aga ma näen seda, et saatan seal ei ole, sest järgmine peatükk räägib seda, kuidas saatan möllab maa peal. Ilmutuse raamat 20 ütleb niimoodi. Ilmutuse 20:10 ja kurat nende eksitaja visati tulejärve ja väävlijärve, kus oli põrgu ehk põrgu. Visati põrgusse, kus oli valeprohvet ja metsaline valeprohvet. See on 20:10, ilmutuse raamat 20:10. Ja neid piinatakse päevad ööd igavesest ajast igavesti. Ma näen seda, et seal alles siis visatakse saatan ka ja ükski inimene, ma ütleks, ei lähe ennem saatanat sinna, vaid see toimub üks hetk seal kõik. See on minu arvamus, selle ma tahtsin lihtsalt välja öelda. Aga point on selles, et me näeme seda, et Jeesus räägib põrgust ja Jeesus räägib põrgust rohkem kui kõik kes piiblis. Ja sõnaga ka põrgu. See Luuka, mis ta oli nüüd? Aidake mind jälle. Luuka 16, jah, aitäh. Luuka 16, seal ütleb ära, et see on põrgu. Rikas mees läks põrgusse igaks juhuks, et ärme, tähendab, sa võid minuga vaielda, aga seda ütleb piibel. Ma igaks juhuks loen uuesti, et seda ütleb piibel. Üks vaene Laatsarus nimi oli temast väraväes paisud. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Aga ka rikas suri ja tema ja põrgus piineldes. Seda ei ütle mina, vaid seda ütles piibel. Kui tahad teada, kus rikas läks, põrgusse läks. Kas Abraham või Laatsarus läks taevasse, ma ei tea, ta läks Abrahami sülle. Aga ma usun, et üks päev, me oleme selle nagu valitsuse all ja meil on nagu 2 valitsust on paratamatu, ma ütlen teile, me ei pääse täna.
ühegi nii-öelda selle vaimse maailma valitsuse alt. Meil on otsustada, mille all me oleme ja see juhib meid. Ja lõpuks on teada, üks on see, kelle kuningriik on taevas ja teine on see, kellel ei ole midagi, kellel on ainult põrm, tuli ja leegid ja ta on põrgus ja ta ise on ka seal ja ta ise ei taha ka seal olla. Ja teate, see on tegelikult, ma ütlen ausalt, see on evangeeliumi osa. Miks? Evangeelium kui rõõmusõnum. Kusjuures, kui te loete, rõõmusõnum on ju see, et Jeesus tõusis ellu, suri meie pattude eest ja tõusis ellu ja Vana Testament räägib ka, et kuulutati evangeeliumi. Jeesus veel ei olnud surnud. Väga huvitav on ju. Ja juba räägiti, jagati Vanas Testamendis evangeeliumi. Teinekord seletan seda, mis see on. See ongi evangeelium tegelikult, jagati. Aga nüüd asi on selles, et miks see evangeelium on sellepärast, et kui meie usume, et Jeesus on võtnud minu patud, et ta suri minu eest, siis ta võtab meid ära sealt. Sellest põrgu meelevalla või saatana meelevalla alt tema riigist. Ja kusjuures täna on, vaata, jälle meenutan seda, saatan ütleb, et Jeesus, kui sa kummardad minu eest, siis ma annan kõik maailma kuningriigid, sest see on minu kätte antud. Kas saatan valetas? Ei valetanud. Kus ta sai selle? Kellega just hiljuti rääkisime. Vaata, täitsa esimestesse lehekülgedesse läheme piiblis. See on nüüd täna piibliõpetus, jah? Me läheme esimese Moosese raamatusse, kus me näeme seda, et Aadamal on maailma valitseja. Selles mõttes kogu loodu. Aadam pani loomadele nimed ja nii edasi, Jumal all. Aga ta müüb ära selle. Sellega, et ta astub üle saatan, Jumala käsust ja saatan võtab selle ja röövib. Ja vähemalt saatan ütleb, et temal on antud tähendab kõik see maailm. Ja kui me loeme, et maailma vürst, ütleb piibel, maailma vürst, maailma juht on saatan. Ja nüüd me elame selles, aga me oleme Jumala kodakondsed. Kui me läheme nüüd kuskile teise riiki, kas ma ei ole siis eestlane, olen küll. Aga kui ma nüüd hakkan mingit jama tegema, siis see riik võtab ikkagi mind vangi. See riik võtab ikkagi mind vangi. Ja kõik need asjad ka, et selles mõttes küsimus on, kelle kodakondsuse all ma tahan olla. Ja selle jaoks, et ma ei tea, ütleme kõige lähem, Läti, lihtsalt saan sinna, teen ühe jama, et Läti mind vangi saaks võtta, sellepärast ma olen nagu kuulekas sellele Eesti seadusele, mis ma tean, Läti seadust ma ei tea. Aga ma tean, mis on Eesti seadus ja ma olen isegi seal riigis sellele kuulekas. Ja siis tõenäoliselt see hoiab mind nende jamade eest. Ja see on midagi, mis me peame tegema. Ja nüüd, kui ma olen kuulekas olnud Eesti seadusele, ma ei ole rikkunud seda. Ja mind pannakse vangi. Ja kui ma olen nagu presidendi sõber, ma olen presidendi pereliige, ma olen Jeesuse pereliige, siis tõenäoliselt tullakse piiri peale mind välja vahetama. Kui ma olen eksinud seal. Ja kui ma olen Jeesuse sõber, siis Jeesus tuleb, vahetab mind välja. Ja see on evangeelium. Ta vahetab välja sellest surmavallast. Ta vahetab välja mind sellest, et ma peaksin põrgusse minema. Ta võtab ära ja ütleb, tead, ma lähen põrgusse või ma lähen surmavalda, ütleb seal. Ja teate, ta käis surmavalla ja ta võitis ära, tuleb üles surmavallast. Ja piibel ütleb, et keegi ei ole käinud surmavallast ja tulnud üles selliselt. Nüüd küsimus on jah, mis on surmavald, kas inimesed ei ole surnud ja ärganud ellu. Jah, ma tean, ma usun, et paljud on, aga see, ma arvan, et see on natuke erinev asi. See, mida Jeesus tegi, kuidas ta võitis ära surma. Kui keegi on surnud siin ja me paletame, et tõuseb uuesti ellu, siis ma ei saa öelda, kuulus võitsid ära surma. No võitis küll, aga ta võitnud sellisel viisil, nagu Jeesus võitis ära. Seal on midagi enamat sees. Seal on midagi enamat. Aga see on üks evangeelium. Panen igaks üks piibli kinni, siis hakkame lõpetama vaikselt. Ma ei mäleta, kes see oli. Äkki see oli. Kas see võis olla? Ei, ma ei mäleta. Üks pastor ütles, et pastorid lõpetavad 3 korda, aga iga kord võtab 15 minutit see järgmist lõppu. 45 minutit kokku. Toomas nõustub. Ma ei tea, miks see oli vajalik,
aga ma tunnen seda, et Jumala vaim tahtis, et me räägisime, et me teaksime, et põrgu on olemas. Ja me ei pea seda kartma rääkida inimestele ka. Vaid point on selles, et see on see, et Jeesus ulatab sul käe. Ta tõmbab ära sind selle meelevallalt. Ta tõmbab ära sind sellest saatusest, mis sulle on antud. Sellepärast, et sa oled lihtsalt teise valitsuse all. Ja Jumala sõna ütleb seda, see sama Johannese evangeelium ja mujal paljudes kohtades ka. Jeesus ütleb tegelikult, et ükski ei saa tulla minu juurde, kui minu isa ei kutsu. Ja sellest see sama koht räägib hästi pikalt sellest. Ma ütlen teile, kui sa tahad uurida seda, et kas see tõesti nii on, see on Johannese 6. peatükk. Loe Johannese 6. peatükki ja sa saad aru. See point on see, et ükski ei saa tulla, ei saa päästet, ei saa tulla Jeesuse juurde. See ei ole see, et Jeesus läheb, või tähendab, et sina lähed, ma leidsin Jeesus. Jeesus, ma leidsin sinu õnneks. Vaid see ütleb tegelikult, Johannes, seal on sügavamalt kirjas see Johannese 6. peatükk. Teises kohas ütleb lihtsamalt. Et see tähendab seda, et Jumal on sind kutsunud. Tule, Erkis, tule. Ma tunnen midagi. See võetakse mingi kate mu silmadest ära. Jeesus! Ja siis ma mõtlen, muidugi, ma tulen, Jeesus. Ja siis ma arvan, ma tegin hea otsuse. Tead, sorry, ei teinud sina head otsust. Jumal tegi. Jumal kutsus, sina tegid hea otsuse, et sa võtsid vastu tema käe. Ma ütlen niipidi. Sa tegid hea otsuse, et sa võtsid tema abistav käe. Ja see tõmbab sind välja sealt. Ta ütleb, kuule, kas sa... Ja vaata, siis hakkab üks leping peale. Ta küsib, kas sa tahad tulla saatana sealt nii-öelda riigist ära? Absoluutselt tahan. Ma ei teadnud, et ma olen seal. Ma tean, et sa ei teadnud. Aga tead, reaalsus on see, et sa oled seal. Aga kui sa tahad ära sealt tulla, siis leping on selline, et sa loobud enda elust ja võtad minu vastu. Ja mina panen lepingule sellega punkti, et ma olen läinud sinu eest risti peale. Ma olen maksnud kõik sinu valed ja sina võid olla vabana rahus, südamerahus minu riigi, minu lipu all. Jah? See on puhas evangeelium, ma tean, kõik te olete siin Jumala lapsed. Ma ei tea, kellele ma räägin seda. Sulle. Ma ei tea. Olgu see lihtsalt meenutuseks siis. Olgu see meenutuseks. Teate, oluline on tegelikult kuulda isegi neid asju, kui ma tean, sellepärast, et see kinnistub. Üks tüüp ütles mulle kunagi. Mida te seal kogu aeg seda 1000 aastaid seda piiblit kogu aeg uurite ja lõpuks pähe ei saa või? Võiks küll pähe saada juba, ma ei tea mitu aastat ma olen seda piiblit lugenud, ikka pähe ei saa. No pähe ei saa, mida te õpite? Selgeks lõpuks ei saa või? Võiks olla selge, Tõsi jutt, jah, võiks olla küll selge, aga samas hiljaaeg mõtlesin, et ütleks talle, tead, kui sa oled nii kõva vend, loe poole aastaga läbi ja siis ma küsin sult, mis sul meelde jäi. Siis ta ütleb, tänu Jumala, kui ta ütleb ühe asja, mis jäi meelde, sest see päästab Jeesus. Sellest piisab. Jeesus. Ja siis ta võtab katte ära. Luuka evangeelium lõpeb sellega. Luuka 24. Päris lõpp. Jälle seal paremal pool, vasakulpoolses veerus. Paremal pool lehel, vasakulpoolses veerus. Luuka 24 ütleb niimoodi. Seal üleval täitsa, seal lõpeb. Johannes evangeelium hakkab siis. Mis seal ütleb? Seal on kirjas see, et Jeesus päästab. Ma tahtsin midagi muud öelda, ma pean nüüd järgi vaatama. Seal on see vastus. Nüüd tuli meelde, see oli teises kohas, aga ta ütleb, et seal ikka Jeesus võttis ära katte nende silmadelt. See on kirjas see. Jeesus võttis ära jüngritelt katte. See on Luuka lõpp, ütleme niimoodi, oleneb tõlkest, kus teil on. Jeesus võttis ära, ta ütleb aru saama, mis toimub. Sest jüngrid ennem ei saanud aru. Tähendab, nad said aru, mis toimub. Aga võeti ära. Just. Palun ütle uuesti. Avas nende mõistuse. Nende mõistuse. Tead, mõistuse. Jeesus avas nende mõistuse kirjadest aru saama. Piiblist aru saama. See on vägev. Kuulge, aga räägime Jeesusega ka. Jeesus, ma palun, et see kõnetaks, või tähendab, mitte ei kõnetaks see ütlus, mul ükskõik, kas see kõnetab või mitte.
aga ma usun, et sina tahad, et see kõnetaks ja ma palun, et sa tooksid välja selle, mida sina tahad sellest välja tuua, mis ma rääkisin. Ja Jeesus, ma usun, et see, mis jõudis inimestele kohale, et see oli sinult. Ja kui oli mingi pläma, siis see oli minult ja ma palun andeks ja juhi minu sõna, et see mul ei oleks pläma. Õnnistage ühte. Ja me teame seda, et sina päästad meid. Sina päästad meid, sina oled käe sirutanud. Ja ma usun praegu, Jeesus, et igaüks, kes siin on, olgu ta noor või vana, olgu see kas või 1-aastane hede, siis sina oled tõmmanud välja meid. Sina oled tõmmanud välja meid saatana kuningriigist, igavesest põrgust. Igavesest põrgust. Amen. Teate, see põrgu näide on nagu Šotimaal vist on. Kuidas need ülikute tiitlid on? Mingid vonnid, vongrafid. Üks ettevõte leidis, ma ütlen, kuidas saatan enda kuningriiki müüb. Ma ütlen, kuidas ta müüb. See on sarnaselt, et kui saatan tuleb vastu, siis ta ütleb, ma olen kuningas. Päriselt, jaa, olen küll, ongi. Ja sa saad selleks Von Graffist, ma võin eksida, minu arust oli see Šotis või kuskil Šotimaal. Üle maailma müüakse eBay's mingi hullu rahaga 1 ruutmeeter maad. Sa saad osta. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Eestis ei saa nii väikest maatükki osta. Aga siis sa saad osta endale Šotimaale maatüki ja siis keegi niidab seda, sa näed ära, kus see on niimoodi väike 1 ruutmeeter. Ja kuna sul on see maa seal, kui sa oled maaomanik, siis sa oled kohe Von Graff Herkis Roosimaa, Von Graff Roosimaa. Ja siis niimoodi ostetakse ja ma olen näinud USAs raamitakse ära, sest on kingitud kellegile tema nimega või tema nimele on siis ostetud see maa mingi hullu raha eest. Ja siis sa lähed sinna Šotimaale või kus iganes see oli, ma ei taha kellegi liiga teha, lähed sinna ilusasse riiki ja siis sa seisad sinna oma ruutmeetri peale, aga ei, sa ei saa vastu paremale ega vasakule ega taha, sest seal on kõik need muud teised Von Graffide maad. Ja saatan vaata müüb sulle ka seda. Ja siis milline tiitel mul on. Aga sinna ei mahu mitte rohkem keegi. Vot niimoodi saatan müüb ka. Ja siis mõtled, sa oledki siuke auline tiitel sul. Guugeldage, küll te leiate, saate ka endale selle tiitli järgmine kord võite tulla. Aga, okei. Me teeme nüüd niimoodi, et ma ütlen ära, mis meil on vaja teha. Siis te meenutate, siis tihti jääb tegemata. Me lähme palvesse, paletame kõiki vajaduste eest, salajast palvet, finantsid. Mul täna telefon helises, telefonis öeldi väga selgelt 57-aastane naine, selg, vajab päästajat ja siis 72-aastane naisterahvas kassat, ma panin kähku endale sinna. Ja ta ütleb, aitäh palvetamast. Head aega, panin kohe kinni, hästi kiiresti. Siuke tuli palve soov sealt. Paletame nende asjadest, siis me paletame, Hede on ka seal, Hede sai täna aastaseks, sünnipäevalaps, siis me õnnistame Lauri koguduse liikmeks, meil on Laurille siin uhke lill. Ja midagi, ma mõtlesin, käisin poes, midagi, mida lapsed ei taha, saab ise süüa. See on 100%, väga huvitav tundus. Ja siis, mis iganes on veel, paletame nendest. Kuulge, aga lähme eest palvesse ja siis teeme need asjad eraldi siin, need sünnipäeva ja need asjad. Ja siis Lauri saab äkki Hedega tulla hoopiski niipidi. Aga lähme eest palvesse. Mis veel on palve soovid? Sinu pereliikmete eest paletame tädi ja nende eest. Nii, kui te ütle, siis ma võtan. Paletame sinu eest ka. Võtame need salajast palved. Ma paletan siin samas. Pane julgelt. Pange ruttu! Paletame noorte eest, kellel on palju segajaid. Et see seeme, mis oleks. Et seda paletame selle eest, et meil oleks julgus lõigata ka. Teate, Jumal ei öelnud, et missiooni kogudus mingi ainult külvama. Jumal on saatnud meid külvama ja lõikama. Okei, amen? Amen. 3, 4, otsin kähku 5. Meil on puhtalt ainult siin ruumis 5, kes on aasta jooksul, ei natuke rohkem, mõne aasta jooksul lõigatud nii-öelda hiljaaegu
et see on oluline, et me lõikaksime. Ja tegelikult Jumal annab lõikuse. Aga te võite tõusta püsti küll, kes tahab. Kui sa tahad, sa võid istuda ka. Kui sa tahad, sa võid vaadata üles. Ma võtan selle lihtsalt, et nad kuulevad seal veebis. Kui sa tahad, sa võid vaadata üles. Kui sa tahad, sa võid vaadata alla. Kui sa vaatad alla, siis Jeesus, ma ütlen sulle, Jeesus elab sinu südames. Siis sa võid vaadata ülgelt enda ninna peale ja rääkida Jeesus, kes sinu südames elab. Sa võid panna käed kinni, käed kokku, silmad kinni. Asjad, kõik on valid. Ütleme koos. Kallis Jeesus. Me anname need salajased palved sinu kätte. Õnnista neid. Kallis Jeesus. Me anname Karla tädi sinu kätte. Ja teised pereliikmed. Õnnista neid. Kallis Jeesus. Me kuulutame Madisele tervist. Jeesuse Kristuse nimel. Kallis Jeesus. Me anname oma lähedased sinu kätte. Jeesuse nimel. Me kuulutame võitu neile. Võta meie noored. Ja kutsu neid koju. Kallis Jeesus. Me täname sind finantside eest. Meie oma finantside eest. Ja koguduse finantside eest. Kallis Jeesus. Läkita meid. Läkita mind. Külvama ja lõikama. Ja Jumal kastab. Ütleb sõna. Jumal laseb kasvada. Ja kastma. Ütleme, ja kasvada. Ja kasvama. Kastma. Me kastame. Ja kallis Jeesus. Õnnista ka Henno poisse. Jeesuse nimel. Me kuulutame võitu. Amen. Võite istuda. No, Hede, kuule. Õige, jah. Ütleme veel kõik koos. Sest sellel on vägi. Siis me oleme kaasas. Amen. Muidu me jääme tuttu juba. Kallis Jeesus. Õnnista seda 57-aastast naisterahvast. Me kuulutame tervist tema seljale. Jeesuse nimel saa terveks. Ja siruta talle oma käsi. Et ta võiks saada päästetud. Kallis Jeesus. Me anname sinu kätte 72-aastase naisterahva. Kellel on kasvaja. Jeesuse nimel me käsime sellel kaduda. Amen. Niimoodi peabki hakkama õppima palvetama. Kuule, aga tule palvetame Hede eest ka. Ole siin samas. Issand, me täname Hedet, kui ta on täna aastaseks saanud, üks ime. Sest kui see laps sündis, siis Annika helistas mulle nuttes, herkis palvetega, sest ta võeti kopterisse ja ta võeti ära mult. Ja viidi Tallinnasse. Ja kui ta Tallinnasse jõuab või seal, siis Tallinnas küsiti, miks ta üldse siia saadeti. Miks ta üldse siia saadeti? Jeesus, me täname sind Hede eest ja tänu sulle, et sina oled õnnistanud teda ja hoidnud. Issand, õnnista teda ja hoia teda, issand, ja lase oma pale paista tema peale, ole tal armuline. Issand, tõsta oma pale tema üle, anna talle oma rahu Jeesuse nimel. Amen. Halleluuja. Ja meil on uus koguduse liige. Ma igaks üks ütlen veel ennem. Me leidsime seda, et see on hea nii kogudusele kui nendele inimestele, kes soovib koguduse liikmeks saada. Mitte, et Lauri ei oleks usus või keegi ei oleks usus, vaid et 4 kuud on see aeg, kus on nii-öelda see möll, mis iganes ümber on, et me näeme, et inimene on ustav Jumalale. Ja vastupidi ka, et see panus ja kõik asjad, et siis me võtame koguduse liikmeks. Me oleme näinud Lauri puhul, et ta on ustav Jumalale. See on peamine. Ja me tahame tervitada Laurit missiooni koguduses. Hääleõigusega. Eelmine aasta üks naisterahvas küsis,
mida see tähendab mulle, kui ma hakkan koguduse liikmeks? Mis kohustused mul on? Siis me Madisega ütlesime, üks kohustus. Üldkogu koosolekul peavad käima. Seda ütleb siis Hiiumaa Missioni koguduse põhikiri, et liikmed peavad käima kohal. Selles mõttes see midagi juhtu, kui ei käi kohal, aga see on see hääleõigus olla sõna kaasas. Lauri, tule siia, me õnnistame sind ka. Seisa siia alla poole. Issand, me täname Lauri eest. Me täname sind, et sa oled kutsunud teda ja sa oled nii ustav olnud ja see on äge, mida sa oled tema elus ka teinud, kuidas sa oled toonud ta välja sellest vanast elust, ulatanud talle käe ja issand, me teame, et kui me valime sinu, siis see ei ole kohe plaks ja kõik on nagu vau, vägev. Et kui ma tahan minna hakata jõutrenni tegema, siis ma käin ühe korra jõusaalis ära ja mul on musklid ja asjad ja ma võin autostusta, see ei ole alati niimoodi, vaid sellel on vaja kasvu ja issand, ma tänan, et samamoodi oled sa kasvatanud Laurit ja kasvatad veel. Issand, me täname sind, et sina oled andnud talle puhtus südame, täis lootust, issand, õnnistada teda ja hoia teda ja me täname sind, et me võime ta võtta ka oma koguduse liikmeks, issand, õnnistada teda ja hoia teda, issand, lase oma pale paista tema peale ja ole talle armuline, issand, tõsta oma pale tema üle ja anna talle oma rahu Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja. Isa, Poja ja Pühavaimu nimel, ütleb Piibel. Kolmainsuse nimel. Amen. Amen. Meil on siiralt hea meel. Ja siin on siis midagi, mis lapsed ei söö tõenäoliselt ja siis lillekega. Hea meel. Nii. Ja lapsed juba möllavad, teeme siis ühe lõpuloo ka. Tahate, jah? Teeme lõpuloo. Kui sa leiad Piiblis vaimuanni, väärikuse vaimuanni, siis anna mulle ka teada. Miks ma seda ütlen, on sellepärast, et ma usun, et Jumal tahab, et me teeniksime teda. Teeniksime issandat ja me ei pea tundma seda nagu piinlikkust. Ma arvan, kord on hea. Jumala sõna ütleb ka, et kõik olgu korra järgi. Keelte tõlgitsemine ja need asjad olgu korra järgi. Aga ma ütlen teile, et oluline on see, et meie süda oleks õiges kohas. See, et kui keegi astub küpsisele peale, ma ei tule, mis nüüd saab ja küpsisele astuti peale ja need asjad. See on kõik okei. See on kõik okei. Või see, et ma liigun siin ja kaamerasse ei jää. Kes tahab väga kaamerast näha, tuleb kohale. Või näha, kaamerast ta ei näegi. Okei. Teeme ühe lihtsa laulu, usu läbi, vaata, kas sa leiad. Kas lapsed muidu jooksevad selle? Ei jookse. Mõtlesin, et võib ukse lahti teha. On seal või? Lapsed ei ole? Tee uks lahti ja las nad kuulevad. Lapsed, kuku! Lapsed, kuku! Kui sa oled väsinud, siis kohtume järgmine pühapäev. Keegi ei julge ära minna praegu, jah? Peame silmad kinni panema. Näete, hea oli, et kohe alustan, mul läks millegi pärast see kinni siin. Aga see laul käib niimoodi. Usu läbi, võitjaks ma jään, usu läbi, ei kaotust ma näe, usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, päevin tõsuse ma, usu läbi, olen päästetud ma, usu läbi. Kindlalt seisan ma, usu läbi, mõõduse ma, usu läbi, ei kaotust ma näe, usu läbi, ei alla anna ma, usu läbi pärin tõotuse,
usun läbi, pärin tõotuse ma, usun läbi, olen päästetud ma, usun läbi, vau! Usk mind läbi, usk mind läbi tormide viib, tean kindlalt Jeesus ütles, see on nii, pole võimatut me Jumala jaoks, ainult usu ja sünnibki see. Kas sul on usku, et laulda usu läbi vä? Usu läbi. Läheme natuke kiiremaks. Usu läbi, ei alla anna ma. Usu läbi, päring tootuse. Usu läbi, päring tootuse ma. Usu läbi, olen päästetud ma. Usu läbi, ei kindlalt seisan ma. Usu läbi viimast korda. Usu läbi. Võiteks ma jään. Usu läbi. Ei kaotust ma näen. Usu läbi. Ei alla anna ma. Usu läbi päring. Usu läbi. Päring tootuse ma. Usu läbi. Olen päästetud ma. Usu läbi. Kindlalt seisan ma. Üks väljakutse veel, vabandust. Ja siis kohe saate minna. Ole hea, ära laula või siis ainult pommise, kui sa ei usu seda. On ju? Et selles mõttes ole julge, et ainult pommise siis, kui sa ei usu. Aga kui sa usud, siis sa laula julgelt, eks ole? Et selles mõttes, see on meelevald on selle sõna nimi. Laula kas meelevallaga või ära laula üldse. Ära laula üldse. 1, 2, 3. Usu läbi. Võitjaks ma jään, usu läbi. Ei kaotust ma näen, usu läbi. Ei alla anna ma. Usu läbi, pärin tootuse ma. Usu läbi, olen päästetud ma. Usu läbi, kindlalt seisan ma. Kindlalt seisan ma. Kindlalt seisan ma. Olgu see meie deklareerimine üle enda elu Jeesuse Kristuse nimel. Me õnnistame kõiki, issand õnnista meid ja hoia meid, issand lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu, isa, poja ja püha vaimu nime. Ja issand lase me minna siit julgusega ja issand, ma palun, et me ei hooliks sellest, mida teised arvavad meist, kui hullud me oleme, kui rumalalt me midagi tegime, vaid et me võiksime olla janused sinu järgi, rumalad lihtsalt sinu järgi kõige paremas mõttes. Issand õnnista ja läkita meid siit. Halleluja. Amen.